Meil on 3 tasandit selles motivatsioonis, et meil on põhipalk, mida me hoiame, me oleme katsunud mitte palgarallit joosta või mitte inimesi lihtsalt rahaga üle palgata, et me tahame, et inimesel oleks mingi muu motivatsioon, et tulla Skype'i ka. Aga samas on põhipalgad tihtipeale selle võrra kõrgemad, et me ei tee mingit nipitamist, et me ei paku mingeid ametiautosid ja ei võimalda läbi firma koju külmkappi osta ja ma ei tea mida, mis on võib-olla väiksemates firmades tihtipeale kombeks. Et see palk ongi see, mis me inimesega kokku lepime ja kus ta saab ise enda neid asju lubada. Siis teine asi juba oli juttu siin poolaasta tulemustest ja eesmärkidest ja kokkuleppimist. Sellega seotud on poolaasta boonused, mis varieerub, kui suur osa inimese sissetulekust see moodustab. Et mida kõrgema juhtkonna poole, seda rohkem see võib olla ka pool sinu aasta palgast võib lisanduda boonustena, aga samas on ka lihtsamatel ja noorematel inimestel või noorematel rollidel on mingisugune osa protsentuaalne boonustena. Ja siis kolmas hoob on, mida me saame täna pakkuda läbi eBay ja kui Skype muutub iseseisvaks ettevõtteks, siis loomulikult saab ka seda jälle üle vaadata, on aktsiad ja optsioonid, mida me oleme tõesti katsunud hoida, et kõigil töötajatel oleks ka mingi pikaajaline motivaator.